Swedbanki jaoks on vabatahtlik tegevus oluline väga mitmes mõistes, et me saame rääkida kolmest suurest väärtusest, mis vabatahtlik tegevus ja selle arendamine endaga kaasa toob. Et üks põhiline on siis väärtus töötajale. Teine on väärtus tööandjale ehk siis sellele ettevõttele, kes vabatahtliku tegevusega tegeleb. Ja kolmas suur väärtus kindlasti on väärtus ühiskonnale. Ehk siis, kui me nüüd vastame kokkuvõtlikult, et me loomegi väärtust nendele kolmele suurele valdkonnale läbi vabatahtliku tegevuse arendamise. Ja kui nüüd mõelda selle peale, et kuidas me seda teeme, et see küsimus on väga tihti ettevõtetel, et me saame siin rääkida ikkagi tervikust, et pank ju on ühelt poolt suur organisatsioon ja teiselt poolt siis pank üldse ühiskonnas, kes siis tegeleb ühiskonna arendamisega läbi toetustegevuse ja läbi oma teadmuse jagamise, siis on oluline, et selleks, et need kaks asja kokku omavahel saaksid, oleks vaja luua mingi süsteem, mingi kord. Ja kuidas pank siis vabatahtliku tegevusega tegeleb, et kõige olulisem on kindlasti see, et ta oleks paigas ettevõtte poliitikas, ettevõtte üldjuhtimise tasandil. Ehk siis meie jaoks on vabatahtlik tegevus osaks meie jätkusuutlikkuse poliitikast, osaks meie töötajatele suunatud väärtuspakkumisest ja et see on siis kõige olulisem, alati paika saada selline üldisem vaade. Teine kindlasti, mis on väga oluline ja mida me oleme ära teinud, on siis määratleda, et kas see vabatahtlik tegevus hõlmab ettevõtte sisest tegevust, ettevõtte välistegevust. Meie jaoks on olulised mõlemad. Ehk siis me panustame sellesse, et leida võimalused, kuidas ettevõtte siseselt võiks vabatahtliku tegevusega tegeleda. Näiteks roheline meeskond, osaleda rohelise meeskonna töös. See on siis selline valdkond, kus siis töötaja panustab oma aega, tahtmisi ja mõtteid valdkonda, mis ei ole väga otseselt seotud tema töövaldkonnaga. Väga tore on näha selliseid initsiatiive, kus töötajad ise tulevad millegagi välja, et meil on päris häid näiteid, mis on elama läinud ja üks näide on töötajate poolt algatatud initsiatiiv, kuidas korraldada tööajal laste hoidmine panga peamajas. Tegelikult on see initsiatiiv laienenud üle regioonide nüüd juba, aga see on üks näide, kus siis töötajad ise võtsid kokku ennast, leppisid juhtkonnaga kokku, haldusüksusega kokku, et teeme nüüd ühe sellise toreda ruumi lastele, kus siis nendel oleks võimalik ema või isa tööloleku ajal aega veeta. Seal saab siis õppida, muusikat kuulata, televiisorit vaadata, väga hästi käima läinud projekt ja väga palju kasutust leidnud. Aga nüüd see kõige suurem valdkond, ehk siis see teine ettevõtte väline, et seal me oleme jaotanud oma tegevuse nii, et on siis selline reguleerimata valdkond, et ehk siis inimene ise valib, mida ta töö välisel ajal teeb. Seda me kuidagi ei reguleeri ja otseselt ei soodusta. Aga olulisem on siis see tükk, mis puudutab töö ajal tehtavat tegevust, mida siis nimetataksegi vabatahtlikuks tegevuseks tööandja loal või tööandja soodustamisel. Et seal me oleme reguleerinud selle nii, et need tegevused on seotud meie toetustegevuse partneritega, ehk siis meil on orienteeruvalt 25 partnerit, kellega Swedbank igapäevaselt oma toetustegevust korraldab ja selleks, et see toetus ühiskonnal oleks väärtuslikum ja mõju tõhusam, selleks me oleme suunanud ka vabatahtliku tegevuse projektid just nendesse valdkondadesse, keda me ka toetame ja kõige suurem on siis annetuskeskkonna näide. Meil annetuskeskkonnas on erinevad organisatsioonid erinevatest valdkondadest ja meie ülesanne on luua siis töötajatele võimalus nendesse organisatsioonidesse oma teadmisi, jõudu, nõuandeid anda. Ja võib-olla siis ongi nagu mõistlik välja tuua, et millised on need erinevad näited, mis praegusel hetkel on tehtud, et me saame öelda, et see algusaeg, millal me vabatahtliku tegevusega teadlikult tegelema hakkasime, ulatub sinna 2004. aastasse, kus Swedbanki töötajad, toona siis küll Hansapanga töötajad, käisid abiks taaskasutuskeskusel ja me mõtlesime välja nendele, kuidas ehitada selle organisatsiooni strateegia ülesse, kuidas müügitegevust korraldada, turundustegevust korraldada.
aga võib-olla ma tooksin näiteid 3 erinevast sektorist. Ehk siis üks on selline suund, mida me oleme ka hakanud viimase paari aasta jooksul arendama, ehk siis kuidas meeskonna kas siis motivatsiooniürituse raames või meeskonna koolituse raames meie erinevad osakonnad saaksid panustada vabatahtliku tegevusse. Ehk siis näiteks meie personalitöötajad käisid abiks ühel organisatsioonil nimega Noored kooli ja nad aitasid sellele organisatsioonile teha värbamisstrateegiat. Väga konkreetne asi oli seotud nii, et ühel päeval tehti teoreetiline koolitus ja teisel päeval mindi siis praktilist vabatahtlikku tegevust sinna organisatsiooni tegema. Siis võib-olla selline teine hea näide on me saame öelda, et see on selline organiseeritud, aga siiski individuaalne vabatahtlik tegevus, on selline organisatsioon nagu Asenduskodutöötajate Liit. Ja nemad siis tegelevad sellega, et aidata lastekodust ellu astuvatele noortele anda nõu ja jõuga abi. Ja meie siis tegime sellise initsiatiivi, kus 25 töötajat andsid nõu, kuidas noored lastekodust ellu astuvad noored saaksid läbida tööintervjuu. Ehk siis olidki erinevad tööintervjuu situatsioonid, erinevad ettevõtted. Meie inimesed panustasid siis sellega, et nad mängisid neid intervjueerijaid, mängisid seda ettevõtet ja seega lõime siis väga hea sellise praktilise võimaluse lastekodu noortele. Ja see oli võib-olla selline organiseeritud, kuid siiski seal oli iga inimese individuaalne valik. Seal ei toimunud nagu meeskonna suhtes organiseerimust. Ja 3. tasand on siis päris individuaalne. Ehk siis me oleme loonud sellise andmepanga oma organisatsioonidest, nende vajadustest oma töötajatele ja töötajad ise võivad valida, et kas on siis nüüd jurist, kes läheb 1 kord kuus appi mõne meie annetuskeskkonna organisatsioonile oma juriidilist nõuannet andma või siis mõni turundusinimene, et siin on väga erinevaid näiteid, et me saame kokkuvõttes öelda, et praegusel 2011. aasta jooksul käis meil orienteeruvalt 200 inimest umbes 8 töötunni ulatuses oma vabatahtlikku nõu ja mõtteid jagamas. Et see on selline kõige väärtuslikum, ehk siis ettevõtte meie kõige suurem väärtus kindlasti on just selline teadmistepõhine vabatahtlikkus. Et loomulikult siia kõrvale tulevad sellised suured initsiatiivid, mida pank korraldab näiteks läbi suvepäevade, talgud Eestimaa Looduse Fondis, teeme ära ka kaasas käimine, erinevad tagasikooliprogrammid, et need on ja jäävad. Ja seal on lihtsalt läbi erinevate turundustegevuste, läbi kommunikatsiooni võimalik toetada, et selleks, et rohkem ja rohkem inimesi läheks vabatahtlikuks. Aga sellised individuaalsed programmid on ilmselgelt suuremat väärtust loovad nii ettevõttele, töötajale kui ka sellele MTÜ-le, keda me siis toetame.